Sumin Objektiivi stuudio avamise kõrvaltoas kasvab ja sedapuhku olen kutsunud siia meie laua äärde Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed Martin Helme ja Henn Põlluaasa. Millised on muljed? Suurepärane. Ega telestuudioid iga päev ei avata Eestis ja kuigi hiljuti alles avati ETV või ERR-i uus stuudio, aga ma kujutan ette, et Objektiivi stuudio avamine on oluliselt märgilisema tähtsusega. Minule avaldab väga muljet selle stuudio tehniline tase ja ainuüksi asjaolu, et meil on nüüd olemas päris sõltumatul meedial oma telestuudio. Sellega paneb Objektiiv ennast tegelikult ju samasse kaalukategooriasse kui Kanal 2 TV3 või Tallinna TV või ERR. Ja seal nimekirjas rohkem polegi kedagi. Et see on väga suur samm ja teeb ainult rõõmu ning ma väga loodan ja proovime ka omalt poolt nii palju kui võimalik on kaasa aidata, et see stuudio saaks siis väärtkasutust ja võimalikult tihedalt siis sisendit. No räägime meediast tervikuna, et Eestis nii-öelda konservatiivseid meediaportaale ongi täpselt 2 tükki, Objektiiv ja Uued Uudised. Kogu ülejäänud meediapilt on suhteliselt, Martini võib-olla väljendust öelda masendav. Jah, põhjuseid on erinevaid. Üks on see, et ega siis ajakirjandus on meil minu arvates on nii-öelda peavoolu ajakirjandus on kõige korrumpeerunum institutsioon üldse. Korrumpeerunum kui riigiametid, kindlasti korrumpeerunum kui haridusametid, et meedia on korrumpeerunud nii aineliselt kui vaimselt. Ja teine on muidugi see, et ta on taas tootnud iseennast ja eriti nüüd osades väljaannetes on tekkinud selline siis paduliberaalne või radikaalne kajakamber, et nad üksteisele räägivad neid lugusid, kütavad üksteist üles ja irduvad iga päevaga aina rohkem sellest, mis päriselt maailmas toimub või see, kuidas neid asju normaalsed inimesed näevad. Jah, tegelikult on nad ju enamik nendest täiesti selgelt kas siis parem neoliberaalsed või vasakliberaalsed, aga tänapäeval on need jõud seljad kokku pannud ja ühinenud. Et kui vanasti sai öelda, et vasak-parempoolsed eraldas selline maailmavaade, ütleme, majanduse ja kogu selle ühiskonna toimimise vastu, siis tegelikult täna on neid asju, mis ühendab oluliselt rohkem kõik see suhtumine perekonda, traditsiooniliste perekonnaväärtuste, mitte aus pidamine ja nii edasi, kõik selle, öelgem ausalt välja, kõik selle ebanormaalse peale sundimine ühiskonnale. Nii et tõesti, ütleme, kui Objektiiv nüüd avas enda telekanali, siis see on ju kui selline sõõm värsket uut õhku. Ma loodan, et selle mõju saab olema ikkagi oluliselt suurem, sest inimesed vajavad tõde, nad igatsevad tõe järgi ja kui tekib nüüd jälle võimalus kuskilt valida mõnda teist telekanalit vaadata, siis kindlasti hakatakse seda vaatama. No kuidas edasi, et praegu on reaktsioonid alternatiivmeedia suhtes olnud vana meedia poolt suhteliselt nii-öelda ekstreemsed, et Washington Post alustas sellega, et rääkis fake newsist ja rääkis reastas siis mitte enam näiteks piiririigis Eestis või piiritsoonis Baltikumis Vene poolt mõjutatud meediat, siis väidetavalt Vene poolt mõjutatud meediat, vaid siis juba USA südames kõik võimalike Vene agentide meediat, et see oli selgelt alatu rünnak väga paljude alternatiivmeedia kanalite vastu. Et kuidas edasi, millised need jõujooned teie arvates saavad siin lähikümnendil näiteks olema? No mida me oleme ju näinud viimased õige mitu aastat, tegelikult lääne pool lausa mitukümmend aastat, et on teatud malakad, millega materdamine üldiselt garanteeris vastase vaigistamise. Kui sa ikka kellelegi lõid templi rassist otsa ette, siis sellega oli see, kellele see tempel otsa ette löödi, oli ikkagi ühiskondlikust väitlusest tükiks ajaks knock-out'i löödud ja tänapäeval kogu see sallimatuse või sallivuse jutt on ju teenib sama ja nüüd tänaseks on rassism on siis samuti see üks neist malakatest, et kui sa ikkagi ei ole nõus oma etnosuitsiidiga Rootsi või Saksamaa eeskujul, siis sa oled ikka täielik rassist, kui sa ei taha oma rahvuse hävinemist. Ja kuna nende malakatega on õigustatud poliitikaid, mis on nii pöörased,
nii ebanormaalsed, inimeste elu kvaliteeti otseselt halvemaks tegevad, siis nende malakate mõju järjest väheneb. Ja nüüd viimane malakas, mida kasutatakse, on siis Putini malakas või Vene malakas ja meil siin Eestis võis ta veel olla eriti efektiivne, sest meil on Venemaaga oma selline lähedane ja valus suhe. Aga kui sa Ameerika parempoolseid kristlasi sõimad Putini agendiks, siis see lihtsalt on nii hale. Ja see haledus paistab siiani välja ja me saame aru, et need jutupunktid tulevad tegelikult samadest ajukeskustest, sama mõtteviisi inimeste käest ja need lihtsalt naerame välja. No meidki on ju läbi aegade kord tituleeritud russofoobideks ja jälle nüüd Kremli-meelseteks vahepeal ja tegelikult me näeme selgelt, et see nii-ütelda süüdistused tõejärgses poliitikas, mis sajavad siis nii-ütelda populistidele ja parempoolsetele ja radikaalidele peale, tegelikult on see ju oma juurtelt juba selline vana läbiproovitud proletaarne marksistlik propaganda, mis kogu maailma vaatab läbi sellise ideoloogia prisma ja kallutatuse ja mis tegelikult ise on just nimelt see tõejärgne, kes moonutab tegelikkust ja täpselt samamoodi ju kõik need suured nii-ütelda mitte alternatiivmeedia kanalid on ju sellest samast ideoloogiast läbi imbunud ja loomulikult nad püüavad veel sellist viimast sõjakära teha. Aga me teame ju, et maailm liigub kas spiraalis või pendlis või kuidas me soovime seda ette kujutada, nii et varem või hiljem see pendel läheb tagasi. Väga huvitav on see, et mõned alternatiivmeedia kanalitest ja mõned selle esindajad istuvad praegu näiteks Valges Majas. Breitbarti üks autoreid istub praegu Trumpi nõunikuna seal, et kui jälle rääkida nendest jõujoontest, et kas me näeme siin järgnevate aastate jooksul mingisugust teatavat jõujoonte väga tõsist muutust. Mis te arvate? Ennustamine muidugi pole eriti hea leivatöö, aga siiski. Jah, see ei ole väga tänuväärne töö, aga proovida võib ju ikka. Tegelikult, kui me vaatame neid protsesse, mis maailmas on juba alanud, eks meenutagem Brexitit ja Ameerika presidendi valimisi. Valimised on väga paljudes Euroopa riikides ju veel ees, Saksamaal, Austrias, Tšehhis, Itaalias, Prantsusmaal. Ja täiesti selgelt on näha seda, et tänased võimulolijad on paanikas selle üle, et ilmselt nende ajajärg saab otsa ja tõenäoliselt nii see ka saab olema, sellepärast ega Brexit ja Euroopa rahvaste see rahulolematus Euroopa Liidu ja kõikide nende suundumustega, see ei ole ju populistide ega äärmuslaste süü, vaid tegelikult need vasakliberaalsed ja neoliberaalsed jõud, kes on Euroopas olnud aastakümneid võimul, nemad ongi ju viinud selle olukorra selleni, et lihtsalt seda enam ei taluta. Nii et mina usun küll, et me näeme neid muutusi veel õige pea ja üsna drastilisi. See nii-öelda peavool on tupikusse ajanud terved riigid ja rahvad ja ega sellest tupikust teistmoodi välja ei saa, kui tehes asju teistmoodi. Ehk siis nende samade jutupunktidega ei ole ju võimalik esiteks enam inimesi petta ja teiseks ka mingit uut suunda leida. Ja mida ma muidugi manitseksin inimestel nagu tähelepanelik olema, ega siis vastane ei maga. Küll ta mõtleb välja igasuguseid vastukäike ja üks neist muidugi on süüdistada siis tõerääkijaid tõejärgsuses, ehkki me ju kõik saame aru, et tõejärgset propagandat alustasid need kanalid, kes üritavad meile seletada, et mees ja mees saavad omavahel abielluda või et Eestis mitte sündinud, eesti keelt mitte rääkiv ja Eestist mitte midagi teadev inimene saab olla eestlane, see on tõejärgsus, see on fake news, aga kindlasti üritatakse teha igasuguseid pettemanöövreid veel enne muuhulgas luua poliitilisi liikumisi või ka protestiliikumisi, mis peaksid auru välja laskma, aga tegelikult sama asja edasi viima natuke uuel kujul ja muuhulgas ka ei ole mingit kahtlust, et tehakse ka selliseid nii-öelda alternatiivmeedia ettevõtmisi, mis sisuliselt üritavad jälle teha seda sama globalistlikku propagandat, et need trikid on ju kõik vanad trikid, aga siin on ainult üks asi, mis selle vastu aitab, ega tõde lõpuks paistab läbi. Jah, ja väga usutav on ju ka see, et toetutakse vägivallale, repressioonidele nende vastu, kes siis püüavad taas ausse tõsta traditsioonilisi
väärtusi ja Euroopa kristlikku traditsiooni, meie ajalugu, seda, millest me oleme tulnud. Tõenäoliselt kui kõik muud rahumeelsemad vahendid ja valed ja sildistamised kõik on läbi kukkunud, siis tavaliselt me oleme näinud läbi aegade, et viimase õlekõrrena haaratakse vägivallast kinni, vihakõne seadustamine ja nii edasi. Ja ega ei saa ju ka maha vaikida seda tänast väga muret tekitavat tendentsi, see on ju massiimmigratsioon, mis on pannud paljusid rahvaid meelt avaldama selle vastu. Mis selle tagajärjed saavad olema, seda me ei kujuta täna ette. Aga me näeme seda Rootsist ja mujalt, mis on sündinud. See on ühiskondade paralüseerimine vägivalla abil, et teie vabadused on vaja ära võtta sellepärast, et muidu ei ole teil turvaline. Aga see mitteturvaline olukord on loodud valitsuse enda poolt. Et see on ka üks ära proovitud trikk. Igal juhul need on väga olulised teemad, mida me täna siin avamispeol ütleme nii, väga süviti ei jõua käsitleda, aga ma tänan teid, härrased, et saite tulla siia meie stuudiosse rääkima selle avamispeole ja loomulikult loodan ma teid kohata veel siin stuudios mitmeid kordi veel. Nüüd alles pidu hakkab. Hea meelega tuleme. Palju õnne ja edu! Aitäh!